Lähme reisile! Peeki GPS ei tööta, aga õnneks on kaart olemas selle järgi. Märkamatult jõudsime kuidagi Lätti ja juba on mingid jamad ja... Muidu ei peaks vinjetti ostma tavasõidu autoga, kuna meil on N1 kategooria, siis peame ostma ja kuna meil on mitu päeva Lätis Leedus, siis on mõttekam nädala aja osta. Me kasutame programmi sms-vinjetes.lv. Päev oleks muidu 6 €, aga nädal on 13. Sul pead ei näe. Pead ei näe, nüüd näeb või? Jaa. Esimene lõunasöök on Läti bensukas kodus võetud kaasa pitsaga. Aga erilased on vastikud. Tänane päeva eesmärk oli jõuda Tarzani parki. Lapsed väsinud ja siis poodi muidugi ilge järjekord. Tänane ööbimine on meil Siguldas 81 €. Maksab see väga hea asukohaga. Siin on pisike magamistuba või noh, see tundub, et on nagu mingi walk-in garderoob tehtud magamistoaks. Ja siin on suurem magamistuba. Ma neid ei näinud. Ja väike rõdu on ka. Ja see on selline rahulik elumajade rajoon. Lapsed mängivad maja ees. Aga käisime ruttu poes ja 19 € see kraam. Õhtuks makaroni takklihaga, hommikuks munapuder, jogurt, puuviljad. Kellega põllumehed magada ei oska. Põllumehed oli hea magada või? Oli hea magada või? Enam-vähem. Nii, ja mis sa siin juba toimetad? Toorest munakümedike sisse hommikul ja... Aga ilusad munad on ju. Teine päev, alustasime sõitul Leedu poole. Lastel on tegevused juba näpus. Üks teeb magnetimängu, et siia peale saab magnetpilte panna. Me oleme tammi peal sõidame. Jaam. Mingi varu reserval. Noormees on eriti elevil sellest. Leedu. Just tahtsin öelda, et peab ütlema, et siit poolt on palju põnevam sõita kui mitte tavapärane Pärnu-Riia tee lõik, siis siin on põnevam. Mis sul siin on? LCD tahvel, siin on õpetab joonistama. See on käsil praegu. Sõitsime korralikult mitukümmend kilomeetrit, et leida mõni koht, kuhu sööma tulla. Ja lõpuks leidsin, et tee peale jääb mingi tamm. Kui Liisu Miller reisib oma pannidega, siis meie Preili reisib oma potiga. Preili, kas sa hakkad ärkama? Lõuna, eilsed makaronid, parklas, väga hea. Nii et siin me oleme. Võtsime kaasa banaanid, eilsed makaronid ja sööme kõhu täis, põrutame edasi. Pikkade sõitudega on see, et lapsed väsivad korralikult ära ja välja saades siis on siuksed möirakad. Aga lähme nüüd vaatame seda tammi. Siinpool on mingi ujumisala, palju vett. Seal miski taurab, lähme vaatame ja siinpool vett pole. Väike jõekene on. Seiklusrajal olid mingid hullud rakmed, värgid peavad olema ja siia võib nagu tuimalt minna. See on päris rõve. Vaadake. Mulle üldse ei meeldi sellised kohad. See pool on nüüd igavam, jah? Teine oli väga äge.
vägevamaid asju tuleb neid asju, ma ei tea kuidagi. Ja hea mulje. Ja veits kõhe, sest et no näha on, et need on nagu väga vanad kõik. Vanasti tehtigi tugevaid asju. Kuumal suvepäeval oleks siin väga vägev, mulle tundub. Aga no praegu tulime lihtsalt mänguplatsi tiirule, et saaks neist natuke energiat välja. Siit tuleb puude vahelt selline pikk tee. No mul ei olnud parim jalanõude valik plätadega. Ida-Euroopa ja Baltimaade ainult puulakkades minev jalgrada, kus saab kõndida. Väga äge koht, tõesti väga kihvt. Musitame. Siin kõrval on kohe mingi puidust skulptuuride mets. Eurot, kus hommikusöögiga. Sina leidsid vetsupaberi, kõik vajalik olemas. Ahah, Klaita vannitoas juba. Klaipedes umbes 100 kilomeetrit, otse kiirde ääres õnneks tuba on nagu siseõue poole. Lapsed ütlesid kohe, et nad tahaks ka, et meil nii ilus oleks. Ja ma tahaks ka, aga no kunagi ehk. Ja üleüldse ma vaatasin Lõuna-Lätist alati, et on hortensiad hästi populaarsed. Igal pool ja väga palju on neid ka linnahaljastuses. On ilus, eks? Juba jõudsin siin kallal käia, aga valge kala, riis 9, juustuga oli 10 ja me jagame siin kala. Nii et väga mõistlik, väga mõistlik ja tundub hea ka. Tere hommikul! Hommikusöögi järel oli meil juba hea paanika, sest et autovõtmed olid kadunud. Aga õnneks tulid välja, Tõnno oli unustanud pusa hommikusöögi lauda. Ja pusa taskus olid. Ma jooksen, juba on jälle mingi paanika. Jõudsime Klaipedasse, et näeks pingviine ja delfiine. Jooksmine, aga jõudsime. Kõik jooksid lõpuks, sest me vaatasime, et suur praam hakkab välja minema. Õnneks jõudsime. Tänane ööbimine sellises kohas Palangal. Siin on siuksed väiksed majakesed või noh, mis nii väiksed nad on. Umbes 40 ruutu või selline väga kõrged laed. Näevad kõik täitsa uued välja. 125 euri maksime. peal oli veel
kõigil grill kasutada. Ning seal on veel tiik, mänguväljak, igasugu batuudid, võrkkiiged, mängumajad. Kõrval on veel tenniseväljak. Väga mõnus olemine ja tundub, et selle taga, et see vist on pererahva enda grillmaja ja seal taga on samas stiilis suur elumaja. Sisse tulles oli seda kohe näha, nii et ilmselt me oleme tegelikult nagu kellegi tagaaias. Läksime pooli, väsinud päevast, võtame kiirelt need külmutatud pitsad, tuleme teeme siia ja siis tuli meelde, et siin jõudmis pole ahju ju. Nii et hommikusöök ideaalne, lõunasöök oli täitsa, mis ma enne ütlesin, need sõnad ja õhtusöök on ikka huvitav. Kuigi väljas on veel grill ja värki, et oleks võinud teha, aga keegi lihtsalt ei jaksanud ja ei viitsinud. Minime alguses teise öökus, 80 euri. Ronnisime ära juba ja siis omanik Reiki saatis, et oma pangakontonumbri meile. Ma kirjutasin talle, et ma ei tea, booking võiks ikka nii, et kas maksame koha peal sullis või maksame ikka booking kaudu nagu. Ei, tal on privaatne rent ja tema tahab privaatkontole saada, küll jama jutt. Nii asjad ei käi päriselt ju. Pärast see garanteeri meil, et me saamegi siin ööbima. Ja tal oli seal makse tingimus kirjas ka, et only cash. Ja ei läinudki natuke läks aega ja siis tuli juba see, et tühistas meie selle ära. Ja siis valetasin 90 euri tähendab. Ja siis vaatasin pärast, et oli pannud 80 peale. Võib ikka seda kohta rentida. Et siiamaani oli see üleval, et ei tea. See oli mingi suller öelda, et ei teagi. Palanga hommik äratas meid üles muidugi äikesetormiga. Juhei, aga õnneks läheb vist ilusaks. Hommikuks siin keedumune. 10 tükki tegime, 3 tükki alles. Nüüd on vaatame, oleneb ilmast, mis teeme. Toad korras. Viimased asjad pakitud. Naudime ilma. Naudime ilma. Ei pääse autosse, sest padukad sajab. Ja jõudsime Palanga promenaadile. Tegelikult mul oli plaan, et teeme ikka siukse video, et jookseme hooga vette, vahet pole, mis ilmanega. Onu, kes seal kaevab, pani punase lipu ja ütles no. Poiss, mine koju tagasi, mine vanni. Selline koht siis. Vana sõjaväevangla. Ja tehakse tuuri ja tegelikult saab siin isegi ööbida julgemad, aga see on hästi täis pukitud. Loogikamäng, et neid autosid radadele panna ja see on järjest raskemaks lähevad ja see tegelikult on 7+, aga ma lihtsalt näitan, et 3-ne saab ka väga edukalt mängida. Ma panin ära, nad siitavad nii. Ta teeb lihtsalt oma loogikat, et paigutab lihtsalt neid autosid siia rajale, et ilusti rajad oleks autosid täis. Väga hea hoiab pikalt tegevuses. Levi ei ole. GPS-i levi ka pole. Metsavahe, pikk kruusatee. Kus me lähme? Ei tea. See tee tõi meid. Me oleme nüüd Irbene suure Delitat teinud. Jõudsime Läti tippu Kolkasse, kus siis 2 merd kohtuvad. Teen siis tänase ööbimise teile ka. Õhtu käes ja 2 meest läksid uuesti poodi kuskil 10 kilomeetri kaugusele otsima, mitte see sama pood, kus me enne käisime,
sellepärast, et me jõudsime siia, avastasime, et ega me midagi erilist poes ei ostnudki. See on see, kui käid poes ilmselt 3 lapsega samal ajal, poes mitte midagi ei ole, mingi külapood väike, keegi veel helistab alati sel ajal, ühesõnaga kõik asjad korraga. Õhtusöögiks riisik, kana ja vihmasabinat. Viimane hommik. Hommikusöögiks keedumunaga võileivad. $400 kilti minna ja põrutame kodu poole. Kui te Riiast teil aega on, siis keegi kindlasti loomaias läbi. Lastega väga okei koht käia ja näete kaegkirjakuid. Surrikaart on ka hästi palju seal. Aga me alles eelmine aasta käisime, see aasta ei lähe.